On ületatud punane joon, kuid see ei ole üks Venemaa paljudest kuulutatud punastest joontest, millest igaüks pidi viima eskalatsioonini, mis tegelikult kunagi ei toimunud. Seekord on Venemaa, kes on astunud üle punkti, kus tagasiteed ei ole. Vene rakett on lennanud Poola territooriumile. Reaktsioon on viimane asi, mida Putin kunagi oodata oskas. Poola on teatanud, et on valmis tegema seda ühte asja, mida isegi NATO ja eriti Venemaa on aastaid kartnud. Nad hakkavad Vene rakette alla tulistama. Ainult et Poola ei piirdu omaenda territooriumiga. Poola ähvardab hakata Vene rakette hävitama ka siis, kui need lendavad üle Ukraina. 6. augustil andis Poola välisminister Radoslav Sikorski intervjuu Poola raadiole. Küsimustele vastates olid Radoslav Sikorski peas kindlasti ka endise Poola peaministri Mateusz Morawiecki sõnad. Morawiecki oli öelnud, Ukrainale enam Patrioti rakette ei anta. Ta ütles seda pärast seda, kui selgus, et Poola oli andnud oma Ukraina liitlastele veel Patrioti rakette. Lõpuks küsiti temalt intervjuu käigus ka nende kommentaaride kohta. Sikorskil oli vastus kohe valmis ja ta šokeeris kõiki kuulajaid, kui selle välja ütles. Üha rohkem inimesi sureb, nii et tekib küsimus, kas poleks parem tulistada Vene raketid alla Ukraina kohal, mitte võib-olla hiljem Poola kohal. See on väga tõsise arutelu teema, mis ei tohiks muutuda partei poliitilise rivaalitsemise pantvangiks, ütles Sikorski. Ja just nii on Pandora laegas avatud. Poola välisminister ütles üleriigilises raadios, et oleks mõistlikum, kui Poola laseks Vene raketid oma territooriumilt ja Ukraina õhuruumist lihtsalt taevast alla, kui oodata võimalust, et need raketid võivad Poolasse lennata. Ärge eeldage, et Poola jaoks halvim stsenaarium ei võiks kunagi juhtuda, hoiatab Sikorski. Venemaa agressioon ei pruugi piirduda ainult Ukrainaga. Kui Putinil õnnestub edu saavutada, võib ta oma väänatud ambitsioonid suunata teiste endiste Nõukogude Liidu riikide poole. Poola on üks neist riikidest ja para ei soovi uuesti sattuda uue Nõukogude ikke alla. Sikorski kommentaarid ei ole tulnud tühja koha pealt. Poola välisministril on väga hea põhjus väita, et tema riik peaks tulistama alla Vene rakette Ukraina kohal, enne kui need Poolasse jõuavad. Ja see põhjus viib tagasi ühe juhtumini, mis leidis aset juuli lõpus. Kui Venemaa korraldas järjekordse barbaarse ballistiliste rakettide rünnaku Kiievi ja ümbritseva piirkonna vastu, tappes selle käigus vähemalt 9 inimest, näis üks Venemaa rakettidest eksivat kursilt. Selle asemel, et tabada Ukrainat, ületas see rakett Ukraina ja Poola piiri ning jätkas teed. Nii NATO kui ka Poola sõjalennukid tõusid õhku ning nad jälgisid raketti, et veenduda, et see ei suundu kuhugi, kus see võiks ohustada inimelusid. Rakett liigus edasi. Selleks ajaks, kui see alla tuli, oli see umbes 90 kilomeetrit Poola territooriumil sees. Hävituslennukid olid oma töö teinud. Venemaa rakett plahvatas lihtsalt tühjal põllul, jättes endast maha tohutu kraatri. Aga see juhtum on tekitanud palju küsimusi. Peamine neist on, kas Venemaa tegi seda meelega. Poola oli valmis selle raketi alla tulistama, kui see oleks Poola territooriumil ohuks muutunud. Hiljem tuvastati see objekt kui Vene KH-101 tiibrakett. Ja CNN teatas hiljem, et Poola ja NATO ühendasid jõud ning saatsid välja 2 hävitajat, kopteri, varajase hoiatuse lennuki ja õhustankimise lennuki. Sama allikas ütleb, et NATO hävitajad olid sõna otseses mõttes vaid sekundite kaugusel Vene raketi õhus alla tulistamisest, enne kui sai selgeks, et see kukub alla ilma kahju tekitamata. Tundub, et loogika oli selles, et parem on relvad, mida oleks võinud kasutada, säästa tulevaseks ja ohtlikumaks olukorraks. Pärast rünnakut avaldas Poola kaitseministri asetäitja Cezary Tomczyk, et Venemaa pommitamise ajal jälgiti umbes 20 raketti, mis liikusid Poola suunas. Kõik peale ühe maandusid lõpuks Ukrainas. Sellest hoolimata on see arv muret tekitav. Rohkem kui 20 Vene raketti oleksid võinud siseneda Poola õhuruumi. Nii et kui otsite konteksti Sikorski märkustele, siis siin see on. Poola välisminister ei ütle lihtsalt niisama, et tema riik peaks Ukraina kohal Vene raketid alla tulistama. Üks neist rakettidest tabas just Poolat. Kas kogemata või mitte? See muudab iga Vene raketi, mis lendab Poola suunas, ohuks. Sikorski ütleb, et oht tuleks hävitada. Isegi kui see oht on veel Ukraina õhuruumis. See, mida Sikorski välja pakub, on tohutu eskalatsioon. Me võime peaaegu kuulda, kuidas Kremlist kostavad kaebused juba praegu. Mis õigus on Poolal tulistada alla Vene rakette Ukraina kohal? Ähvardused tulevad. Väited eskalatsiooni kohta esitatakse. Vene rakett, mis just Poolat tabas, jäetakse tähelepanuta. Või väidetakse parimal juhul, et see oli õnnetus. Venemaa püüab hirmutada ja meelitada, mis on mõlemad tavapärased võtted. Kuid kui asi puudutab Poolat, peaks Putin eriti muretsema, et Sikorski ja Poola valitsus viivad oma ähvardused ka tegelikult ellu, sest Poola on varem midagi sellist kaalunud. Juba. 2024 aasta juulis
tuli uudis, et Poola kaalub Vene rakettide allatulistamist Ukraina kohal 2 riigi ühise kaitseleppe raames. Jällegi oli Sikorski selle ettepaneku keskmes pärast juhtumit, kus Vene raketid sisenesid Poola õhuruumi umbes 40 sekundiks, enne kui pöördusid tagasi Ukraina suunas. 2024 aasta läbirääkimistest ei tulnud midagi välja, kuid nüüd on juhtunud just selline vahejuhtum, mida Sikorski alati kartis. Ja Poola on praegu rohkem valmis kui kunagi varem Venemaale tema enda rohtu maitsta andma. Poola on juba hakanud oma territooriumil Vene droone alla tulistama, nagu see juhtus 2025 aasta septembris, kui Venemaa saatis ühe päevaga Poolasse 19 drooni. KH-101, mis sisenes Poolasse juuli lõpus, oleks alla tulistatud, kui see oleks kujutanud endast selget ohtu elule või olulisele rajatisele. Poola jaoks ei ole suur samm laiendada oma allatulistamispoliitikat ka Ukrainale, vähemalt selles osas, kui kaugele Poola kaitsevägi peaks ulatuma. Kuid ühte lihtsat fakti ei saa eitada. Kui Poola selle ellu viib, oleks see selline eskalatsioon, mida Venemaa pole kunagi oodanud ja mida NATO on alati kartnud. Paljud ütleksid, et see on õigustatud. Piotr Wojtška, kes on Brüsselis asuva Idatiiva instituudi direktor, ütleb LRT-le, neutraliseerimine oleks poliitilises mõttes õige vastus, sest venelased mõistavad vastasseisu puhul ainult jõudu. Poola looks ohtliku pretsedendi, kui ta hakkab Ukraina kohal Vene rakette hävitama, kuid Kreml saab aru, et Poola on tõsine. Ja ära unusta, et on olnud kuulujutte, et Venemaal on varemgi olnud silmapiiril mingisugune vastasseis Poolaga. 3. juulil teatas Telegraaf, et USA andis Poolale mitu hoiatust selle kohta, et Venemaa plaanib Poola pinnal mingisugust relvastatud provokatsiooni, tõenäoliselt selleks, et testida NATO otsustavust. Ütleksime, et raketi kukkumine Poola territooriumile on nii relvastatud provokatsioon, kui üldse olla saab, ja Poola teab seda. Sikorski sõnad ei ole tühjad. Poola teab, et Ukraina sõda on jõudnud murdepunkti ja Putin võib pöörata oma tähelepanu NATO liitlastele, et juhtida oma rahva tähelepanu kõrvale sellest, kui halvasti Venemaal Ukrainas läheb. Provokatsioon on aset leidnud. Poola välisminister on vastanud, öeldes, et on aeg, et Poola õpetaks Venemaale ühe õppetunni. Ja kui arutelu toimub ning Poola hakkab Vene rakette hävitama, on see Ukrainale väga suur asi. Selleks on 2 põhjust ja me uurime mõlemat kohe pärast seda meeldetuletust, et te vaatate Sõjasaadet. Me kajastame iga päev potentsiaalselt murrangulisi sündmusi Ukrainas ja mujal. Seega veendu, et oled tellinud ja teavitused on sisse lülitatud, et sa jääks millestki ilma. Esimene põhjus, miks see on Ukraina jaoks tohutu, on praegu üsna selge. Ukrainal on tõsiseid probleeme Venemaa raketirünnakutega toime tulemisel. Me mainisime varem, et rünnak, mille käigus Vene rakett sisenes Poola, tappis ka vähemalt 9 inimest Ukrainas. Kahjuks muutub selline statistika üha tavalisemaks ja see juhtub seetõttu, et Ukrainal on praktiliselt otsa saanud Patrioti raketid, mida ta vajab end Venemaa ballistiliste rakettide eest kaitsmiseks. Pärast hilisemat rünnakut augusti alguses teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski, et hukkus 21 inimest. Kuna Ukraina ei suutnud peatada ühtegi 24 ballistilisest raketist, mille Venemaa tema territooriumile tulistas. Ballistiliste rakettide tõrjeraketid oleksid võinud täna nende inimeste elud päästa, ütles Zelenski. Kahjuks ei ole Ukrainal neid tõrjerakette, mida tal vaja oleks. Venemaa kampaania Ukraina tsiviilelanike vastu on just seetõttu eskaleerumas, et Kreml teab, et Ukrainal ei ole seda, mida on vaja Vene rakettide peatamiseks. Patriot tõrjeraketid on praktiliselt otsas ja neid ei pruugi olla võimalik asendada. USA-l, mis toodab Patriot tõrjerakette, on väidetavalt alles vaid umbes 800 varasemast 2300 raketist, kuna neid on kasutatud sõjas Iraaniga ja tõenäoliselt neid Ukrainale ei müüda. Samas surevad tsiviilisikud ainuüksi juulis umbes 400 neist ning 2026 aasta esimese 6 kuu jooksul kokku peaaegu 1400, mis on 37% rohkem kui samal perioodil 2025 aastal. Poola on aidanud seal, kus saab. Me mainisime Morawiecki't ja tema väidet, et Poola ei peaks tarnima Ukrainale Patriot rakette. See väide tehti sellepärast, et Poola on ohverdanud osa oma Patriot rakettide varudest, et aidata. Poola tarnis 5 Patriot raketti sellest 35 raketipartiist, mille Saksamaa ja tema Euroopa liitlased andsid Ukrainale märtsis. Morawiecki haaras sellest otsusest kinni, sest Poola juhid tegid ebamõistliku otsuse mitte olla ülemäära täpsed numbritega, kui üleandmine toimus. Nüüd teame, et see oli 5. Ja kuigi see ei tundu palju, tähendab see 5 Vene ballistilist raketti, mis ei suutnud oma sihtmärke tabada. Poola loodab nüüd palju enamat teha ja mitte ainult sellega, et Sikorski kutsub Poolat üles Ukraina kohal Vene rakette alla tulistama. Reutersi andmetel on Poola teinud ettepaneku töötada koos Ukraina ja USA-ga, et ehitada Patrioti püüdurrakette pärast seda, kui USA president Donald Trump väitis juulis Ankaras toimunud NATO tippkohtumisel, et USA annab Ukrainale litsentsi Patriot tehnoloogia kasutamiseks. See litsentsi andmine tundub nüüd ebakindel.
Trump võttis oma heakskiidu juuli lõpus tagasi, väites, et enne litsentsi andmist Ukrainale tuleb pidada veel arutelusid. Sellegipoolest näitab Poola pakkumine, et nad on valmis tegema kõik endast oleneva, et aidata Ukrainat õhutõrjerindel. Isegi kui see tähendab ühiselt tootmisrajatiste loomist, et Patrioti püüdurraketid jõuaksid Ukrainasse veelgi kiiremini. See Patrioti olukord on hetkel lahtine. Kuid isegi ilma nende püüdurrakettideta on Poola just andnud Putinile sõnumi, et ta ei jää kõrvale ega lase Venemaal teha, mida tahab, olgu see siis Ukrainas või Poola territooriumil. Tulele vastatakse tulega, kui Sikorski saab oma tahtmise. Ja on veel teinegi põhjus, miks Sikorski sõnad on Ukrainale suur toetus. Poola ja Ukraina suhted on juba mõnda aega olnud pingelised. Kuigi mõlemad riigid on ühtsed oma eesmärgis takistada Putinil Venemaa laiendamist ja uue Nõukogude Liidu loomist, on Poola ja Ukraina vahel juba mõnda aega hõõrumisi olnud. 2023 ja 2024 aastal keerles see hõõrumine põllumajandustoodete kaubanduse ümber ning osa Poola juhtkonnast tundis väsimust pikaajaliste toetuskulude pärast, mis samuti oma rolli mängis. Siiski puhkes tõeline poliitiline torm juunis, kui Volodõmõr Zelenski otsustas nimetada uue sõjaväeüksuse Ukraina ülestõusuarmee ehk UPA järgi. Poola oli selle otsuse pärast raevunud. Kuigi Ukrainas kiidetakse seda kui osa nende antisovetliku vastupanu traditsioonist, oli algne UPA teise maailmasõja ajal moodustatud natsionalistlik üksus, mis põhjustas mujal palju kahju. Poolas ei olnud UPA antisovetlik rühm. Algne üksus pani aastatel 1943–45 toime Volõnia tragöödia, mille käigus tapsid UPA natsionalistid kümneid tuhandeid poolakaid. Ajaloolised haavad on sügavad ning Volodõmõr Zelenski otsusele vastas Poola president Karol Nawrocki, võttes Ukraina presidendilt ära Poola kõrgeima riikliku autasu Valge Kotka ordeni. Selline pingeseisund oleks pannud Vladimir Putini käsi rõõmust hõõruma. See on täpselt see, mida ta näha tahab. Mida rohkem lõhesid suudetakse tekitada, seda parem. Kui see lõhe tekib nimega seotud pingete tõttu, siis veelgi parem. Venemaa saab seda võimendada propaganda ja desinformatsiooniga, mis on suunatud poolakatele. Tõepoolest, Venemaa üritas seda küsimust kohe ära kasutada, mis ajendas Poola vastupanuvõime nõukogu tegema avalduse seoses desinformatsiooni ja manipuleerivate väljaannete sagenemisega, mis olid hakanud Poola infoväljas ilmuma. Nõukogu sõnul polnud UPA altse versiooni poolt toime pandud kuriteod mingi suur saladus, vaid osa raskest minevikust. Siiski ei tähenda Ukraina otsus kasutada seda nime uue üksuse jaoks, et Poola ja Ukraina suhted halveneksid, eriti kui tegemist on Putini poolt kujutatava ohuga. Oma poolt on Ukraina püüdnud leevendada oma nimetusotsusest tekkinud pingeid. Need pingutused näivad toimivat. Enamik poolakaid toetab endiselt kindlalt Ukrainat ja soovib, et nende valitsus jätkaks koostööd ühega Poola tähtsaimatest liitlastest. 25. juuli raportis, vahetult enne seda, kui Vene rakett Poolasse kukkus, avaldas Notes from Poland, Poola uurimisasutuse CBOS-i uue uuringu tulemused. See uuring näitas, et 59% küsitletutest arvas, et on õige võtta Zelenskilt Valge Kotka orden ära. Kuid samal ajal 75% ütles, et Poola ja Ukraina peaksid selliste vaidluste asemel keskenduma Vene ohule ning 80% avaldas arvamust, et Venemaa saab kasu kahe riigi lõhenenud suhetest. Üldine arvamus näib olevat, et pinged tuleb lahendada, kuid esmalt tuleb tegeleda Venemaaga. Lõhestumine, mida Putin soovib näha, ei tohi juhtuda ja seda ka ei juhtu. 6. augustil ütles Ukraina suursaadik Poolas Vassal Bodnar, et diplomaatilise kriisi kõige raskem faas Poola ja Ukraina vahel on nüüdseks möödas. Pinged püsivad, märkis ta, kuid mõlemad riigid on ühtsed, kui asi puudutab Putini ja tema hullumeelse ambitsiooni luua Nõukogude Liit 2.0 peatamist. Nüüd, hoolimata kõigist neist pingetest, räägib Poola Vene rakettide allatulistamisest Ukraina kohal. Kui Poola selle ellu viib, on see kogu tõestus, mida Putin vajab, et tema desinformatsioonikampaaniad ei tööta. Eriti kui Venemaa on piisavalt rumal, et hakata Poolat oma rakettidega ründama. Nüüd on selge, miks Ukraina saab tohutult kasu, kui Poola teeb seda, mida Sikorski ütleb, et tuleb teha. Aga vaatame nüüd laiemast vaatenurgast. Lõppude lõpuks ei mõjuta see otsus ainult Poolat ja Ukrainat. Poola on NATO liige. Just NATO hävitajad saadeti tegelema Poola õhuruumis olnud Vene raketiga. Kui Poolavik hakkab Vene rakette alla tulistama, eriti Ukrainas, siis juhtub see, mida NATO kartis. Eskalatsioon, kus NATO riik hakkab aktiivselt Venemaale vastu lööma. NATO on aastaid seda tüüpi reaktsiooni kartnud, kuid Poolas juhtunu toob esile, miks keegi alliansis peab Venemaa vastu rohkem tegutsema. Poola raketikriis peegeldab duaalsust, mis NATO sees eksisteerib. Reaktsioon Venemaa raketile oli uskumatult kiire.
Venemaa rakett viibis Poola õhuruumis vaid 6 minutit, kuid sellest piisas, et NATO ja Poola jõuaksid helikopterid ja lennukid õhku tõsta ning olukorraga tegeleda. Ohu tuvastamine ja reageerimiskiirus ei ole probleemid. Probleem on selles, mis juhtub pärast ohule vastuastumist. Mitte midagi. Me nägime seda juuli lõpus. Venemaa rakett oli sekundite kaugusel allatulistamisest, kuid seda ei tehtud. Kõigepealt pidi toimuma arutelu, sest pole olemas kivisse raiutud poliitikat, mis ütleks, et NATO hävitab kõik Vene objektid, mis tema õhuruumi sisenevad. Poola jälgis lõpuks raketti ja ootas viimase hetkeni, et teha kindlaks, kas see kukub ohutult alla. Tõsiasi, et rakett lõpuks tabas Poolat kohas, kus see ei saanud kahju tekitada, ei ole siinjuures oluline. Oluline on see, et NATO viivitas otsustava tegutsemisega. NATO oleks võinud seda juhtumit kasutada, et saata kollektiivne sõnum Putinile, et seda, mida Venemaa Poolas teeb, ei sallita. Selle asemel on Venemaa õppinud, et raketti, mis lendab 90 kilomeetrit NATO liikmesriigi õhuruumi, ei tulistata alla, kui NATO ei pea seda täiesti vajalikuks. See ei ole õppetund, mida NATO tahaks, et Putin südamesse võtaks. Venemaa juht jätkab torkimist ja provotseerimist. Tulemus on veel katseid, et näha, kui kaugele NATO on valmis minema, et vältida eskaleerumist. Hirm Venemaa vastulöögi ees on NATOs olemas ja Putin suudab selle välja nuusutada. Sageli räägitakse palju, aga tegutsetakse vähe. Jällegi teatas NATO, et võtab kõik vajalikud meetmed oma territooriumi kaitsmiseks pärast seda, mis Poolas juhtus. Aga Sikorski esitab nüüd võtmeküsimuse. Kui palju on liiga palju? 2025 aastal panid Vene õhuvahendid NATO õhuruumi 18 korda proovile, mis tähendas 200% kasvu. Olukord läheb ainult hullemaks. Juulis oli NATO sunnitud hävitajaid õhku tõstma üle 2 korra sagedamini kui sama kuu jooksul 2025 aastal. Tol aastal alanud tõus on jätkunud ka 2026 aastal ning Poolasse kukkunud Vene rakett on tõestuseks, et Putin jätkab piiride kompamist seni, kuni talle vastu hakatakse. Poola tahab olla see riik, kes astub vastu viisil, mida NATO poleks kunagi oodanud. Vähemalt nii väidab Sikorski. On väga selge, et kui Poola soovib hakata Ukrainas Vene rakettide pihta tulistama, peab ülejäänud NATO selle lähenemisega ühinema. 7. augustil teatas CNN, et USA luure hoiatab taas, et Putin plaanib rünnakut NATO liikmesriigi vastu, tõenäoliselt järgmise paari aasta jooksul. Putin on mees, kes mõistab jõudu ja reageerib sellele. Heidutus enam ei toimi. Putin peab aru saama, et NATO hammustab, kui Venemaa jätkab torkimist ja provotseerimist. Poola rakettide allatulistamine Ukraina kohal oleks nii valus löök, et Putin oleks sunnitud taanduma. Ainult aeg näitab, kas Sikorski sõnumist saab Poola mantra lähikuudel. Kui ootame, mida Poola järgmisena teeb, on veel üks Ukraina liitlane just astunud suure sammu Venemaa kahjustamiseks. USA senat on astunud esimese sammu olulise seaduseelnõu vastuvõtmiseks, mis avaldaks Venemaale rohkem sanktsioonisurvet kui kunagi varem. Takistusi on veel ületada, kuid see seaduseelnõu võib osutuda murranguliseks. Ning miks see nii on, saad teada meie videot vaadates. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida sõjasaadet ja lülita märguanded sisse, et sa ei jääks ilma meie järgmistest videotest. Ja aitäh vaatamast!